Tere diskisõbrad, kas teie teate, kui palju on vaja võhma selleks, et diski mängida? Mina ka ei tea. Aga ma olen siin Võhma diskgolfipargis, mis on paar kuud nüüd olnud siin peale avamängu. Aga käime vaatame üle ja ma ei ole siin täna üksi. Ma olen siin ühe kohaliku staariga, kes on selle raja üks autoritest või vähemalt eestvedajatest. Tere, Henri! Tervist! Räägi natukene siis, mis see origin story on? No lugu on selline põhimõtteliselt, et diskirada sai alguse tänu sellele, et kuna meil endal ei olnud võimalust väga kaugemale sõitma minna autodega kaugemale rajale, siis oli vaja siia kohalikule maastikule ka uut rada ja uutele noortele ka. Ja mõeldud tehtud, jah? Mõeldud tehtud, jah, niimoodi, et see 2 aastaga valmis sai. Ja sa oled olnud nii projekti kirjutamise juures kui ka kujundamise juures või? Jaa, kujundamise juures me ladusime algse selle plaani paika. Ja samamoodi siis ka paberimajandus, mitte küll kõige rohkem, aga natuke ka seal ikkagi asjaga kursis täiesti. Läheme vaatame üle, siin on 12 rada. Just oli siin ka üks võistlus Võhma linnapäevade raames, kus Henri võitis, mina jäin 3. Vaatame, kuidas nüüd skoorid lähevad. Lähme esimese raja juurde. Ja esimene on vist selle pargi kõige pikem rada, 105 meetrit ja põhimõtteliselt viska otse, taba seal ühte tunnelit, puud kaitsevad ja kohe peale tunnelit on ka korv. Ja ma annan kohaliku staaril võimalus esimesena visata, millega sa lähed? Lähen Fusion Verdictiga. Ahah. Kaua kadunud ketast tuli eile välja. Tubli poiss, näita, kuidas käib. Ja ta lendab. Oi, väike. Ja väga hea puu oli see. Täpselt seal keskel, hästi. Ja ma lähen Disc-Troyeri Storgiga. See läks kõigest läbi ju. Äkki saab putile. Nii, Henri jõudis siia, mis on mingi 15 peal äkki või? Või 20 või? No, põredega. No väga hea, siin on klaidi vaja. Ilus, hea leiab. Vihmasaju saatel väike täpp-in. Birdi. Teine rada, 68 meetrit, täitsa platsipealne sirgevise. Ainult sirgelt vaja minna, saab forega, saab backariga. Mina lähen siis The Archer 3 Väino Mägela signatuuriga. No, väga hästi. Võiks olla. Nii. Harbiga siis. Sisse mängitud, jah? Jop. Leitne põks ja putil. Natuke pikem put. Nii, me mõlemad oleme siin ringi sees, aga veits kaugemal on Henri, nii et ilus, kindel putt. Kolmas rada, par 3, 85 meetrit ja vot sellest rajast, kui ma mängisin, aru ei saanud midagi. Teie ilmselt korvi ei näe, aga ta on seal täitsa metsa taga. Siin on mitu liini väidetavalt. Vaatame, mis liini Henri võtab. Lähen Lucid X Verdictiga ja paremalt backariga. Selge. Sealt paremalt, aga feidib või? No kus on nüüd? Oi, nii pikaks või? Kuule, aga see on täitsa okei vise ju. Sealt äkki saab, jah? Mina siin väga muid käppe ei näe, kui ainult otse peale ja lähen uuesti PA3-ga, ehk siis Archeriga. Ai! Sealt saab parri mängida. Nii, ja siin tuleb natukene nüüd leiutada. Lähen zone'iga forega. No, super. Nii, Henri jõudis vist täpselt mingi 11 meetri peale, võib-olla isegi on ringis. Hea putt. Hästi. Nii, 4. korv, 69 meetrit, korv on kaitstud puudega ja muidu üpriski sirge vise. Jah, ja olgugi, et mina sain parri ja sina pirku, aga ma teen rahvale, ma lähen tildiga. Oi, see on palju. Aga putil. Väga hea. Aga tegelikult palju lihtsam on ilmselt otse peale minna nii fore kui backariga. Kristini pure. Ja backar või? Jep.
ja hoiab ja pikaks või? Ei, putil väga hästi. See on väga hea. Peaaegu ideaalne vise, aga täpselt üks puu on ees. Nii, Henri on jälle täpselt OCP ääres ilmselt. Hästi hea putt. Ja 500 par 3, 53 meetrit ja selline huvitav vasakule minev rada. Siin on siuke langenud puu meelega ette jäetud, vajab siukest kas kangemat zone'i või võib-olla isegi mingit Justice'i moodi asja ja korv on seal. Ja millega minnakse? First run Soki Slammer. No nii. Ja Backeriga. Oi, kui hästi tabas seda. Ilus, see on pargitud. Väike skip, aga hullu. Nii, ja ma lähen Lucy Dice Justice'iga. Gramm lühike, aga putil. Nii, võta näpust, ma ei olegi lühike, pargitud hoopis. Henril läks paremini, saab ikka puttida ka. Olemas, napilt aga kindlalt. Ja tõstame selle ka siit sisse. 6 rada, par 3, 65 meetrit. On vaja natuke kitsamalt minna ja green on üpriski kiire ning soosib väga skippi. Ja mina lähen uuesti zone'iga, Backeriga õrna Sizeris. Lühike, see on küll lühike. Nii, millega minnakse? Harbiga jälle, natuke kangem seekord. Hästi. Pigem hea tõusad. Parkla. Nii, kuskil 7 meetri peal. 7 peal, jah, see asi häirib mind veidikene. Kuigi äkki saab hakkama samas see marki. Ai, teine läheb. Jah. Nii. Ja lihtne pirku. Ja siit paneme parri sisse. Järgmine on sellise ilusa rajakaardi disainiga. 7 rada 52 meetrit ja sul on 2 võimalikku viisi, kas lähed siit veidikene kõrgem käpp või lähed forega sealt ja korvida vist ei näe, aga täpselt otse keskel. Jep. Ja harbiga minnakse? Forega. Aha. Proovime foreliini. Võiks olla? Liiga laialt, pikalt. Oi, see on tõesti pikk, aga noh, sinu puti juures lebo. Nii, ja ma näitan selle teise liini ära, uuesti zone ja backer. Võiks olla. Võiks. Nii, ja Henri on meil kuskil 10 peal. Oi, lihtne asi, lihtne asi. Siit võiks võtad sisse, ära tõsta selle. Nii, oleme jõudnud 8. rajale. Tegu on Võhma raja kõige raskema korviga, kus on siis 90 meetrine vise. Ideaalis oleks vaja üks 45 meetrit otseviset ja siis keerata vasakule ja minna veel 45 meetrit edasi suure platsi peale. Siit muidugi tii pealt korvi näha pole, aga kohe näete vähemalt tutvustusest. Ma olen siin läinud Midari ja Fairway'ga, tundub, et Fairway'ga mõttekam Saint Pro ja väiksest Heiserist natukene flippab, aga võiks terve tee kanda. Nii, Henri tuleb Lucid X Feloniga. Ja väga hea vise, see on putil. Nii, tere tulemast Narniasse. Siit on küll otse käpp, aga noh, ütleme, et mängime pigem parri. Nii, Henril on siit 14, 15. Jep. Siuke mees. Nii.
ja Henri on juba 2-ga peal. Nii, 970 meetrit, see on ka siuke pullrada, kusjuures eelmisel rajal Henri sai elu esimese Pirku sellel rajal, oli nii jah? Jep. Väga hea töö. Aga see on ka siuke pullrada. Siit tiialalt vaadates on käpp, mida sa pead tabama ja siis ta läheb sellise 80 kraadiga vasakule. Aga näete seda seal on käpp ja sealt on võimalik visata siukest Skyheiserit. Ja oluline on, et kui sa tahad alt mängida, siis sa pead minema millegi siukse semikange midari või fairway'ga, mis hästi skipib, aga niimoodi on ülikeeruline siit Pirkut saada, kui sa just kaugelt sisse ei viska. Võimalik on muidugi backari cut roller, kui sa selle surud kuidagi varakult maha ja ta ära pöörab, aga pigem kõige lihtsam Pirku, kui sul kätt on taevast võimalik minna. Sest et siit põllu peale tulles on kohe varsti korvi näha ja kõvematel meestel ei ole nii keeruline sinna saada. Ja nüüd me vaatamegi, kuidas Henri tuleb üle puude Opto X Stilettoga. Ja sealt see tuleb. Ja opa tiipoisid. Niimoodi peab viskama bullseye'sse. Nii, Roger läheb siis Toombird 4-ga. Proovib ka ülevalt tabada. Nii lihtne mul ei ole kui Henril, aga paneme siit 15 pealt mingi asja teele. Ai, madal. Hea proov. No nii, tõstame siit sisse ära. Mulle 2 ja Kotsile 3. Oleme 10. rajal, 86 meetrit. Lõpuks siis mõni pikem eest käib ise pigem. Korv on seal kuskil metsaservas, ma ei tea, kas kaamerast on näha. Millega lähed? Taguriga, putteriga otse peale. Okei. See on siuke 8 peal, ma arvan. On lätitud 64 Spargiga. Klippab, gramm üle, tuleb tagasi. Küll korralik fade ja parkla. Hea töö. Super. Nii, Henri tõstab ka 3 pealt sisse ja rajarekord on tulemas. Nii, 11. par 376 meetrit, see on siuke päris huvitav rada, sest et jällegi korv on kaitstud väga paljude puudega seal ümber. Sul on fore võimalik, sul on backar võimalik, ülemine, flex ja kõike saab visata. Vaatame, millega kohalik läheb. Fusion Felon. Vana Fusion Felon veel. Ja forega, jah. Jep. Nii, laialt, kas saab puu? Ai, sai kahjuks. Ja mina olen Meta Originiga Midnight Prowl 2-ga, lahja midar, lihtsalt, et ta kannaks vaikselt paremale. Ai, see on liiga sirge. Feidib. Noh, ütleme, et keeruline. Siin on võimalik 2 puu vahelt rünnata või minna forega ümber või tegelikult kõike on võimalik backariga turvaliselt. Ja mis sa teed? Ma lähen proovin äkki siit. Lähed ründada? Jep. No, julge hundi rindan. Puid täis. Ja ilus proov pikaks, aga siuke mingi 5 peale. Madal, anna spinni. Ei, see ei ole. Väike 6 meetri putt. Natuke ebamugav on siin mingi pool kännu peal olla, aga olemas, kena ja mina saan siit tagant võtta ka haba sparri. Oli võimalus 1 järgi võtta, ei võtnud, nii et nüüd tuleb viimane rada. Ma pean topsi saama, et viiki saada. Nii olemegi siis viimasel rajal, 12. rajal.
par 3, 54 meetrit, täielik eestkäerada. Korv on seal täpselt praegu 2 puu taga. Natukene rauda võib-olla paistab, võib-olla mitte. Millega lähed? Zone, fore. Vara. Jaa, see ei ole hea. Ja harviga või? Harviga jälle jah, natuke tangema poolse marp siis. Ja forega jälle. Nii ja feidi. Ja väga hea, see on peaaegu pullikas. Nii, viimane puti võimalus. Super. Ja lihtne sisse tõste ja olemas. Ja siit tundub, et tuli rajarekord, kohe vaatame üle, mis skoorid on. Ühe ringi peal -10, see on ikka korralik jah. No nii, ei õnnestunud seda meest mul murda, mina sain -7, Henri võttis -10, palju õnne, hea töö ja see on ka Raja official uus rekord ühe ringi kohta. Ühe ringi kohta kindlasti on see. Tavaliselt ma saan aru, te mängite 2 korda 12, eks ole? On nädala mäng. Ja seal umbes, mis see top skoor on siis? Kas äkki jääb sinna -13 juurde midagi sinna kanti, et... No vot teisel ringil peaks ainult paar pirkut võtma ja ülejäänud on lihtsalt lay-up'id ja oleks lihtne võit olemas. Kuule, aga thanks sulle videosse tulemast, edu sulle! Tänud, et sa siia tulid ja head kaitseväge! Head kaitseväge ja! Davai, tšau!